Kui lähedane inimene kaob, tuleb esmalt võtta ühendust politseiga, et nad saaksid proovida kindlaks teha kadunud isiku viimased teadaolevad liikumised. Sageli viib see juhtumi lahendamiseni. Aga mõnede kadumiste puhul ei paista olevat mingit seletust ning neist saavad külmad juhtumid, mis jätkuvalt jätavad uurijad aastakümneteks nõutuks. Tal ei ole jalanõusid, telefoni ega krediitkaarti ning teda peetakse haavatavaks täiskasvanuks. See on avaldus, mille kirjutas murelik ema, kelle poeg August Beckwith on sel aastal juba teist korda salapäraselt kadunud. 29-aastana, kellel on autism, eraldus oma perest novembri keskel pärast seda, kui teda viimati nähti Utah osariigis Salt Lake City Sugar House'i linnaosas. Augustit kirjandati kui mitteverbaalset ning tal võis olla vaimse tervise kriis. Õnneks leiti ta mõne nädala pärast Taylorsvillis elusalt ja tervelt. See juhtus pärast seda, kui teda märgati 10. detsembril Apollo Burgeris. Heaolukontrolli käigus tuvastati mehe isik ning ta viidi haiglasse, kus ta taas ühendati oma emaga. Peaaegu 6 aega pärast esimest kadumist kadus August taas. See oli 15. detsember 5 päeva pärast leidmist. Päeval, mida vabastati haiglast, kus teda raviti, hakkas tema kadumise mõistatus perekonda taas kummitama. Hetkel, kui nad uksest välja astusid, vaatas Lori, kuidas tema poeg, kelled oli just tagasi saanud, jooksis mööda teed minema, joostes State Streeti ja 2nd Avenue'i lähedal. Tal polnud jalatseid jalas. Tal polnud kaasas raha, telefoni ega krediitkaarti ning nüüd oli ta jälle kadunud. Lori ütles, et ta võiks praeguseks olla ükskõik kus. Viimati, kui ta kadus, kasutas ta liistransporti ja teeks seda kahtlemata ka seekord. Ta selgitab, et ta võiks olla kus tahes orus. Ta lisas, et tema kadumine ei olnud kellegi hooletuse või läbikukkumise tulemus, vaid pigem raskused, mida traumaga ja autismiga inimesed üleminekute ajal kogevad. Ta selgitas, et sellised olukorrad võivad sageli olla kõige ohtlikumad hetked. Augusti kadumisest on möödas peaaegu nädal. Kuigi see on lühem aeg võrreldes tema eelmise seiklusega, on see toonud palju muret tema perele, eriti tema emale, kes soovib vaid, et tema poeg oleks turvaliselt. Lori on olnud järjekindel sotsiaalmeedias ja uudistekanalites, paludes Salt Lake City kogukonnal silmad lahti hoida. Nüüd otsib ta varahommikusi autojuhte ja vabatahtlikke, kes aitaksid piirkonda läbi otsida. Augustit nähti viimati kandmas heledat kapuutsiga pusa, kuid ta võib olla hankinud teisi riideid, nagu ta tegi ka esimesel korral, kui ta kaduma läks. Kõik vihjed või teave selle kadunud isiku kohta võib edastada Salt Lake City politseiosakonnale numbril 801 799 3000. 38-aastase Michael Stroni sõprade ja perekonna sõnul oli ta vahetult enne kadumist 1992 aasta juunis leinaga maadelnud. Teati, et tal oli vanematega väga lähedane suhe, kuid mõned kuud varem oli tema ema lahkunud. See mõjutas teda mõistetavalt sügavalt ning on arvatud, et see võis tema kadumises oma osa mängida. Michael elas koos oma vanematega Newcastle upon Tynes, kus ta töötas tõstupijuhina. Kuid 1990 aastal koondati ta. See jättis ta rahaliselt keerulisse olukorda ning ta hakkas tegema kõike, mida suutis, et ots otsaga kokku tulla. Mõnikord töötas ta öösiti baarides ja ööklubides turvamehena, teinekord aga mehaanikuna. Tema sõbrad ütlesid politseile, et ta oli väga seltskondlik ja meeldiv inimene, keda võis sageli kohata mõnes piirkonna pubis, kuna tal polnud täiskohaga tööd. Ta oli piirkonnas väga tuntud, kuid oma muretu loomuse tõttu kasutati teda sageli ära. Nädalatel enne tema kadumist näisid asjad Michaeli jaoks paremaks minevat. Ta ütles ühele oma sõbrale, et tal on käsil üks äri, mis toob talle palju raha sisse. Ta nisas, et kavatseb osta Mercedes-Benzi, kuid tema sõbrad ei võtnud teda eriti tõsiselt, sest Mihkel oli tuntud selle poolest, et ta vahel liialdas. Tunnistajad väitsid, et nad nägid Michaelit viimati Percy Armsi pubis selle aasta 19. juunil. Vahetult enne lahkumist rääkis ta pubi omaniku Peter Owensiga umbes kell 8:40 õhtul. Ta teatas, et Michael ütles talle, et ootab küüti ja lisas, et tema ning autojuht olid teel Durhami, et tuua telk. Üks tema sõpradest, kes tol ajal oli haige, teatas, et Michael oli teda külastanud ja tal oli kaasas 1000 naelu sularahas. Ta ütles, et oli teel kohtuma mehega nimega Don, kuid ei avaldanud rohkem üksikasju. Pärast seda, kui ta ei naasunud koju, teatati temast kui kadulust ja tema auto leiti umbes 100 jardi kauguselt pubist, kus teda viimati nähti. Tema müts leiti auto seest, kuid sõiduk ei andnud rohkem vihjeid. Keegi ütles politseile, et Michaelit rünnati umbes 2 nädalat enne tema kadumist, kuid rünnaku olemus ja ründaja nimi on endiselt teadmata.
2013 aastal arreteeriti 2 meest Newcastle'i Tynedale'ist, kuna arvati, et nemad on vastutavad, kuid lõpuks vabastati nad kautsjoni vastu. Teda kirjeldatakse kui meest, kes on 6 jalga ja 3 tolli pikk ning kaalub 146 kilogrammi. Tema kadumise kohta pole palju lisainfot saadaval, kuid arvatakse, et tal oli kadumise ajal täis habe ja vuntsid. Kõik, kes saavad aidata politseid Michaeli juhtumi lahendamisel, peaksid võtma ühendust Northumbria politseiga, helistades hädaabinumbril 101. See oli 21. novembril kell 18.00, kui noormees jäi valvekaamerasse, ronides koos teise noormehega sõidukisse. Kell 22.00 nähti seda noormeest Jacksoni vallas New Jersey's ja siis ta kadus. See mees oli 22-aastane Mortimer Wortman, Rutgersi ülikooli lõpukursuse üliõpilane, kes õppis põllumajandust. Ta oli piirkonnas oma ema külastamas, kui ta sel saatuslikul päeval pahaendelisel kombel kadus. Mortimer oli roninud oma tuttava Adam Zaluki autosse. Nad sõitsid piirkondliku päevakooli parklasse ja suundusid koos Collier's Milli lähedal asuvasse metsasesse looduskaitsealasse. Adam teatab hiljem oma tuttava kadumisest, esitades avalduse 22. novembril kell 12.00. See juhtus pärast seda, kui ta mõistis, et tema tuttav polnud naasnud oma ema koju ega võtnud kellegagi ühendust. Adam avaldab peagi sündeid asjaolusid, mis ümbritsesid seda kummalist kadumist. Ta selgitas, et pärast kaitsealale sisenemist sattusid tuttavad millegi tundmatu pärast tulisesse vaidlusse. Väidetavalt jooksis Mortimer raevuhos Highbridge Roadi ääres asuvasse metsa ja kadus puude vahele. Noormehe auto jäi piirkondliku päevakooli parklasse, mis asub tema ema majast mitte kaugel. Pärast kadunuks kuulutamist liigitas politsei Mortimeri juhtumi ohustatud kadunu juhtumiks. Õiguskaitseorganid kasutasid erinevaid vahendeid, et leida kadunud mees üles. Droonid otsisid maastikku ülevalt, samal ajal kui koeraüksused kammisid ala läbi. Kumbki neist katsetest ei osutunud siiski kasulikuks. Metsaaland ei leitud ühtegi vihjet ega jälge Mortimerist ning ka koerad ei suutnud lõhna üles võtta. Juhtum anti hiljuti Oceani maakonna prokuratuurile, mis on uurimist jätkanud. Sellest ajast alates on nad avastanud mõned häirivad üksikasjad Adama ja Mortimeri suhte kohta. Kuigi nad olid tuttavad, selgus, et Adam oli varem süüdistatud Mortimeri ähvardamises teritatud teraga. Väidetavan grammis taga kadunud isiku autot ja lõhkus selle ära. Adam pidi nendele süüdistustele kohtus vastama 8. detsembril, kuid ilma selgituseta lükati kuupäev edasi, tõenäoliselt seoses ohvri kadumisega. Vaatamata nende varasemane suhtele väitsid politseinikud, et ei paistnud, nagu oleks Mortimerit sunnitud Adamaga mingil moel suhtlema. Teda ei sunnitud sõidukisse ega ähvardatud. Perekond soovib siiski, et politsei küsitleks uuesti Adam Zaluki, keda süüdistatakse 4. astme varakahjustamises ja 4. astme relvarikkumistes. Mortimeri venna Zahi sõnul oli Adam väidetavad Mortimerit jälitanud kuudel enne kadumist ning ta oli pere kodu ümber ringi luusinud. See muudab mulje, et nad olid tuttavad ekslikuks. Selle kadumise asjaolud panevad Adama kindlasti kahtlasena tunduma, kuid teda pole nimetatud ei huvipakkuvaks isikuks ega kahtlusaluseks. Puuduvad tõendid, mis viitaksid sellele, et ta oli selle sündmuse taga või oli sellega kuidagi seotud. TV selle isiku asukoha või maalike tähelepanekute tema kohta võib edastada Jacksoni valla politseile numbril 732 928 1111. Paljud inimesed arvavad, et Jamie Jo Tatey, 33-aastase naise, kes on pärit Indianapolisest, Indianast, kadumises on mängus kuritegu. Temast pole nähtud ega kuuldud alates 2020 aasta juulist. Juhtun sai alguse selle kuu 31 kuupäeval, kui Jamie läks oma endise poissõbra Robert Sorrell Jr. South Warman Avenue 500 majanumbriga lõigul asuvasse majja. Nad olid mõnda aega koos olnud, kuid Jamie otsustas suhte lõpetada, kui Sorrells muutus tema vastu vägivaldseks. Pärast seda, kui ta temast lahku läks, ei suutnud Sorrells näiliselt leppida suhte lõpuga ning hakkas Jamie'd järjekindlalt jälitama ja ahistama. Pole täpselt kindlaks tehtud, mis juhtus, kuid tunnistajad ütlesid politseile, et kuulsid järgmisel hommikul umbes kell 5.00 väljas kisa. Kui nad asja uurima näksid, nägid nad Jamie ja Sorrellsi tema maja ees tulises vaidluses. Sealt edasi läks tüli ainult hullemaks ja lõpuks haaras Sorrells Jamie'st kinni ning tiris ta tagasi oma majja. Pole üllatav, et temast sai Jamie juhtumi peamine kahtlusalune, kuna see oli viimane kord, kui teda nähti.
kui ta ei tulnud plaanipäraselt koju, hakkas tema perekond muretsema ja nad andsid tema kadumisest teada Indianapolise suurlinna politseiosakonnale 5. augustil. Päevad olid möödunud sellest, kui teda viimati nähti, mis pani uurijad ebasoodsasse olukorda. Tema sõbrad ja perekond küsitleti kõik üle, kuid kellelgi polnud aimugi, kus Jamie võiks olla. Mitmed inimesed nimetati huvipakkuvateks isikuteks, kuid kuna vihjeid polnud, jäi juhtum justkui toppama. Väljastati ja täideti läbiotsimismäärusi, kuid tulemusteta, ning lõpuks pöördus politsei avalikkuse poole, paludes kõigil, kellel on lisainfot, sellest teada anda. Küll aga avandasid nad, et olid saanud mõned vihjed, mis pani neid uskuma, et Jamie'ga oli juhtunud midagi halba. Sorelli naaber astus siis välja ja teatas, mida ta tol ööl nägi. Ning veel mitut naabrit püsitleti, et saada lisateavet tulise vaidluse kohta, kuid keegi ei suutnud anda rohkem vihjeid. Samuti tuli ilmsiks, et kui ta 31. juuli pärastlõunal umbes kell 15:30 West Washingtoni tänaval kõndis, üritas keegi sinises autos talle otsa sõita, kuid tal õnnestus viimasel hetkel eest ära hüpata. Pole kunagi kinnitatud, kas sellel oli mingit seost tema kadumisega, kuid kuna tema juhtumis kahtlustatakse tugevalt kuritegu, pole seda võimalust välistatud. Järgnenud kuudel tegid mõned tema sõbrad internetis kommentaare, mis tekitasid uurijates veelgi rohkem muret. Nad väitsid, et Jamie võis olla tunnistajaks kuriteole, milles oli seotud mees nimega Blake Burnell, kes leiti surnuna. Nad spekuleerisid, et kuna ta oli kuriteole tunnistajaks, võis ta saada sihtmärgiks inimestele, kes võtsid Burnellilt elu ning et just nemad olid tema kadumise taga. On spekuleeritud, et ta töötas selles juhtumis koos politseiga ja et kurjategijad vaigistasid ta. See kõik on endiselt spekulatsioon ning Jamie saatus on siiani lahendamata mõistatus. Teda kirjendatakse kui pruuni juustega ja siniste silmadega naist, kelle pikkus on 168 cm ja kaal 64 kg. Kõigil, kes saavad sellele juhtumile täiendavaid vihjeid anda, palutakse võtta ühendust Indianapolise metropoliitpolitseiga numbril 317 327 6160. Jamie juhtumi number on MP7 3687. Mis juhtus Thomas Waitega? See on just see vastuseta küsimus, mis on Oregonit valitsenud alates 14. oktoobrist. See oli umbes kell 10:00 hommikul sel päeval, kui 78-aastane mees lahkus oma kodust Valley Crest Way ja Circle Crest Drive'i lähedal Forest Grove'is. Ta läks jalutama, nagu ta sageli tegi. Ainult et seekord ei tulnud ta enam koju tagasi. Enamik arvas, et tema vanuses mehe jaoks on see lühike ja kiire jalutuskäik, kuid Thomas oli jõudnud Cales Creek Roadile, kus teda viimati nähti umbes kell 15:30 sel pärastlõunal. Tunnid möödusid, kuid temast polnud ikka veel mingit märki. Kui ta polnud ka pärast kella 5 õhtul koju jõudnud, sel päeval mandas tema perekonda mure ning nad suundusid Forest Grove'i politseijaoskonda, et teatada Thoomase kadumisest. Teade esitati sel päeval kell 17:37 ning politseinikud asusid kohe tööle, mõistes, et tegemist on selgelt kiireloomulise juhtumiga. Erinevalt enamikust kadunud isikute juhtumitest, õnnestus politseinikel aga tegelikult kadunud mehega mobiiltelefoni teel ühendust saada. Vestlus oli siiski lühike, kuna Thomas suutis vaid öelda, et oli auku kukkunud ega teadnud, kus ta asub. Telefooni asukoha trianguleerimine osutus väga keeruliseks ja lõppkokkuvõttes ebaõnnestus võimaliku asukoha kindlaks tegemisel. Teades, et mees on sügavas augus lõksus, ilma toidu ja veeta, kogusid võimud nii palju inimesi kui võimalik, et alustada mäsitavat otsingut. 800 inimest kogunesid piirkonda, kus Thomas viimati nähti. Nad jagunesid gruppidesse, hajusid laiali ja otsisid 6 päeva laial alal. Kuid pettumust valmistavalt ei leitud rohkem vihjeid, mis oleksid uurijaid õiges suunas juhatanud. Lõpuks otsingud lõpetati ja politsei pöördus Cales Creek Road'i enanike poole, paludes neil oma kinnistused üle vaadata. Wilson Riveri, Monteed mainiti samuti koos Mystic Drive'i ja Shearer Roadiga. Selle palvega laiendati otsinguraadiost veelgi, kuid ikka ei leitud midagi. Teavet selle kadunud isiku kohta saab edastada Forest Grove'i politseiosakonnale numbril 503 629 0111. Robert Terrence McLaughlin, räppar, kes kasutab ka hüüdnime Royal Francis, tema kadumist on uuritud alates 2017. aasta septembrist ja see pole siiani lahendatud. Sel ajal oli temast saanud tuntud räppar Jacksonville'is, Floridas ning teda kiideti sageli tema kaasahaaravate laulusõnade ja energiliste live-esinemiste eest.
Kuigi tema elu näis olevat õigel teel, polnud sinna jõudmine lihtne, nagu tõestas ka üks juhtum, mis leidis aset 2014 aastal. Sel aastal sattus Robert autoõnnetusse, mis muutis tema elu jäädavalt. Ta sai raske ajutrauma, kuid tänu korralikule arstiabile ja lähedaste toetusele suutis ta lõpuks oma muusikukarjääri juurde naasta. Tal mesines mõningane mälukaotus, kuid ta paranes märkimisväärselt. 2017 aasta, 24. septembril läksid asjad aga halvemaks. Tema ema teatas, et ta külastas teda sel päeval ja nad vaatasid tema majas Jacksonville Jaguarsi mängu. Hiljem lahkus ta sel õhtul, öeldes, et kohtub mõne sõbraga, et korvpalli mängida. Enne sinna minekut on teada, et ta läks esmalt tagasi oma korterisse, mis asus Capper Landingi kompleksis, kuna mitu tunnistajat nägid teda seal umbes kell 22:00. See oli viimane kord, kui keegi Robertiga ühendust sai. Kui teda järgmisel päeval ei leitud, võttis tema perekond ühendust politseiga ja alustati uurimist. Samal ajal happasid tema sõbrad ja perekond otsima piirkondi, kus Robert tavaliselt aega veetis, kuid keegi polnud teda näinud. Järgminud nädalatel muutus tema ema Angela üha enam pettunuks juhtumi edenemise pärast. Ta ütles meediale, et ta ei saanud uurijatelt kunagi mingit teavet ning tal polnud tavaliselt aimugi, mida tema poja leidmiseks tehakse. Kui politsei sõitis Roberti korterisse, leidsid nad tema auto tavapärasest kohast pargituna ning korteris sees olid mitmed tema isiklikud asjad, sealhulgas rahakott, isikut tõendav dokument ja riided. Tema telefoni ja korterivõtmeid aga ei leitud ning arvatakse, et need olid tal kaasas, kui ta kaduma läks. Tema sõbrad ja perekond ütlesid, et ei usu, et ta vabatahtlikult kadus, kuna tal olid Gruusias esinemised ees ootamas. Üks Roberti naabritest tuli seejärel välja lisainfoga. Nad ütlesid, et nägid, kuidas must Dodge Charger saabus kompleksi juurde ja seejärel nägid nad, kuidas Robert autosse istus, kuid nad ei näinud juhti korralikult. Veelgi rohkem muret tekitas see, et Robert sattus esmalt vaidlusse kellegagi, kes istus autos, kui ta ise veel kompleksi trepil seisis, kuid lõpuks näis ta rahunevat enne autosse istumist, nagu tal kästi. Samal ajal arvas politsei, et Robert oli lihtsalt kolinud uude piirkonda ning tema perele öeldi, et ta on üle 18 aasta vana. Seega võib ta teha, mida soovib. Kuid politsei kinnitab, et juhtum on endiselt avatud ja kõik uued vihjed, mis saadakse, võetakse uurimise alla. Robertit kirjendatakse kui mustade juuste ja pruunide silmadega meest, kelle pikkus on 5 jalga 10 tolli ning kaal jääb vahemikku 150 kuni 210 naela. Viimati nähti Robertit kandmas musti lühikesi pükse ja musta T-särki. Tal on tätoveeringud mõlemal käsivarrel, muldhammas ning habe koos rastapatsidega, kui ta kadunuks jäi. Kõik, kes saavad selle juhtumi lahendamisele kaasa aidata, peaksid võtma ühendust Jacksonville'i politseiosakonnaga numbril 946 302 627. Dawn Rose istus ja vaatas põrandale laotatud poja piltide kogu. Kahjuks polnud nende sealoleku põhjuseks eesootav pidustus. Need olid pildid, mida ta kavatses kasutada oma poja kadumisplakatitel ning ta otsis meeleheitlikult vastuseid ja palus igasugust teavet, mis viiks tema poja asukoha leidmiseni, olgu ta siis elus või mitte. Ruben Carranza, tätoveerija ja Carnal Canvas Inc. tegevjuht ning asutaja elas Greensburgis, Pennsylvanias, kui ta kadus. Selle juhtumi asjaolud on kõhedad ja ebaselged ning teada on vaid üksikuid üksikasju. Müsteerium algab 29. juulil, kui 36-aastast meest nähti viimati Greensburgis. Tema liikumised on teadmata. Keegi ei tea, millal ta kodust lahkus, kuhu ta läks või mida ta selleks päevaks plaanis. Kuid sellel hommikul kell 7:49 andis tema mobiiltelefon signaali Mount Pleasanti piirkonnas. See oleks viimane vihje Rubeni liikumiste kohta. Tema telefon ei andnud pärast seda enam signaali ja temast ei ilmenud enam ühtegi jälge. Kadunud mees sõitis kadumise ajal valge 2002 aasta Toyota Avaloniga. Sellel oli numbrimärk HSG 7080 ja see kadus koos Rubeniga. Pärast kadumisest teatamist alustas kohalik politseijaoskond ulatuslikku otsingut Mammoth Pathil, Lynn Run State Parkis ja Beam Rocksil. Need olid kõik kohad, kus ta tavaliselt käis, kuid hoolimata põhjalikust uurimisest ei leitud ühtegi täiendavat vihjet. Mõni päev hiljem, 10. augustil, leiti Toyota, millega Rubenit viimati nähti sõitmas. See oli peidetud Acme Ridge Roadi lähedal asuvale alale, tahtlikult varjatud, pärast seda, kui see oli sinna toodud mõnest teisest tundmatust asukohast. Uurijad usuvad, et auto viidi sinna alles 5. augustil, samal päeval, kui ametnikud tegid avalikuks teabe Rubeni kadumise kohta.
Osakon vihjas, et nad ei usu, et ajastus oli juhuslik, vaid pigem hoolikalt planeeritud, viidates sellele, et Rubeni seletamatu kadumise varjus võib peituda midagi kurja kuulutavat. Greensburgi politsei sõnul oli sõidukid liigutatud ning neil õnnestus koguda seest DNA ja sõrmejälje tõendeid. Nad pole nende vihjete kohta mingit teavet avaldanud. Uurijad kinnitasid siiski, et nad uurisid mõnda inimest ja vabastasid neid kahtlustest. Võimalike kahtlusaluste nimesid pole kunagi avalikustatud ja kedagi pole arreteeritud. Tiivet selle kadunud isiku asukoha kohta saab edastada Greensburgi linna politseiosakonnale numbril 724 38 438 00. Becky Geri, kelle täisnimi oli Rebecca, kolis 1988. aastal koos oma tütrega Louisianas asuvasse Baton Rouge'i. Sel aastal veetis tema tütar jõulud Rebecca vanemate juures Shreveportis, kuid Rebecca otsustas ise koju jääda. Hiljem sellest rääkides pidas tema tütar seda väga kummaliseks, kuna külastust polnud ette planeeritud ja see oli viimasel hetkel tehtud otsus. Tema, 12-aastane tütar, palus teda kaasa tulla, kuid Rebecca jäi kindlaks ega tahtnud sellest kuuldagi. Seejärel ostis ta oma tütrele ühe otsa bussipileti, kes selleks hetkeks oli olukorra pärast väga pettunud ja vihane. Nad sattusid tulisesse vaidlusse, mis lõppes alles siis, kui tema tütar oli bussis. Tema tütar usub nüüd, et Becky üritas teda piirkonnast ära saada, kuid keegi ei tea miks. Kui jõulud möödusid ilma ühegi sõnumita Beckyt, hakkas ülejäänud perekond muretsema, et midagi halba on juhtumas. 27. detsembril võttis nendega ühendust Becky õde, kes oli temaga rääkinud. Ta ütles, et mõtleb Baton Rouge'ist lahkumisele, sest tema sõnul ei läinud asjad hästi ja ta vajas kedagi, kes talle järele tuleks. Kahjuks ei andnud Becky kunagi üksikasju selle kohta, miks asjad ei laabunud, kuid sõnum edastati tema parimale sõbrale ja eeldati, et tema tuleb talle järele, kuid nii see ei olnud. Politseiga võeti ühendust, kuid šokeerivalt öeldi perele, et ta on ilmselt kusagil lõbutsemas. Neid isegi heidutati kadumisavalduse esitamisest, mis on äärmiselt kummaline. Järgmisel aastal jaanuaris teatas Becky kortermaja haldur tema perele, et üür on tasumata ja Becky ei ole kodus. Talle öeldi, et ta läheks korterisse sisse, mida ta vastumeelselt ka tegi, ja see, mida ta sealt leidis, jättis ta segadusse. Kohvimaasin oli sisse lülitatud ja köögi tasapinnal seisis 2 tassi kohvi. Vann oli vett täis ja Becky asjad olid kokku pakitud, kuid teda ennast polnud kusagil näha. Kuna üür jäi maksmata, visati kõik tema asjad tänavale, nii et üks pereliige sõitis Baton Rouge'i, et need kokku korjata. Politsei kutsuti kohale, kuid nad ei ilmutanud taas erilist huvi, sest nad ei jõudnudki korterisse kohale. See tähendas, et võimalikud olulised tõendid, nagu sõrmejäljed, jäid kogumata. Ja hiljem väitsid nad, et kadunud isiku juhtum registreeriti alles 20. jaanuaril, kuigi perekond üritas teda korduvalt kadunuks anda juba 27. detsembril. Hiljem tuli välja, et Becky kandis enne kadumist endaga kaasas Manila ümbrikut. Ja ta ütles oma emale, et kui temaga midagi juhtub, leiab perekond ümbriku tema voodipõhja külge teibituna. Pärast tema kadumist kontrolliti voodi ja madratsi alt, kuid ümbrik oli kadunud ning keegi ei tea, mis seal sees oli. Kuid Becky ei tulnud kunagi tagasi ja tema tütart kasvatasid sellest ajast peale vanavanemad. Ta loodab endiselt, et ühel päeval saadakse teada, mis temaga juhtus ja politsei on öelnud, et juhtum on endiselt uurimisel, kuid see on ilmselgelt soiku jäänud, kuna uusi vihjeid pole leitud. Beckil oli pruunid juuksed ja rohelised silmad. Kadumise ajal oli ta 155 cm pikk ja kaalus 48 kilogrammi. Kõik, kes saavad aidata tema juhtumine lahendust leida, peaksid võtma ühendust Baton Rouge'i politseiosakonnaga numbril 225 389 2000. Melissa Shirley Cassius elab Rancho de Tauses, New Mexico osariigis ja töötab Los Alamose riiklikus laboratooriumis. Ta töötas administratiivassistendina. Tema abikaasa Mark töötab samuti laboris. Vabal ajal meeldis Melissale vibulaskmine, spordiala, millest ta oli võitnud palju karikaid. Ta oli ka kirglik jahimees. Oli käes selle aasta juuni ja Cassiuse perekonnal näis kõik kulgevat tavapäraselt. See kestis kuni 26. kuupäevani, mil midagi kummalist ja õõvastavat haaras Tause linna. Sellel hommikul alustas pere oma tavalist rutiini, jõid hommikukohvi ja valmistusid tööle minema. Kel, Coos, 15, jõudsid nad Los Alamose riikliku laborisse, kus Melissal tuli meelde, et oli oma töötõendi koju unustanud. Kuna Los Alamosest Tausse ja tagasi oli pikk maa, otsustas ta, et töötab parem kodust. Enne sinna suundumist tegi ta aga mõned peatused. Melissa õetütre sõnul käis ta postkontoris ja viis hiljem oma tütre Sierra Tause kohvikusse.
Kui Sierra samal päeval töölt koju naasis, leidis ta maja tühjana. Tema ema auto oli aga sissesõiduteel pargitud ning rahakott, telefon ja isikutunnistus olid majas sees. Melissa tuli sel päeval kindlasti koju, kuid ta jäänud sinna kauaks. Sierra teavitas isa-ema kadumisest ja juba kella 5 õhtul andis isa politseile teada oma naise kadumisest. Kohe alustati uurimist ning ei läinud kaua aega, kui leiti turvakaamera salvestis nüüdseks kadunud naisest. Üks viimaseid teadaolevaid kohti, kus 53-aastast naist nähti, oli John Dunni pood Taose kesklinnas. Turvakaamera salvestiselt nähti teda poest lahkumas, autosse istumas ja minema sõitmas. Viimati nähti Melissat sellel päeval umbes kell 14:00. Tunnistaja sõnul nähti teda kõndimas mööda maanteed 518 Taoses lõuna suunas. Pärast ringi uksekellakaamera salvestise vaatamist suutis perekond kinnitada, et tunnistaja poolt nähtud naine oli tõepoolest Melissa. Nad ei olnud kindlad, kuhu ta suundus või miks. Tal ei olnud teadaolevaid vaimseid haigusi ega puudeid. Tema käitumine oli ebatavaline ja murettekitav. See oli eriti murettekitav, kui ta ei tulnud koju tagasi. Uurijad viisid läbi lühikese otsingu piirkonnas, kus kadunud naist viimati nähti, kuid jäi tühjade kätega. Lõpuks olid nad sunnitud oma otsingut katkestama ja leppima sellega, et istuvad ning ootavad uut teavet, vihjeid või muid tähelepanekuid. Alles hiljuti sai perekond teada ühest olulisest võimalikust juhtlõngast. Facebooki lehele 28. juunil tehtud postituse kohaselt nähti Pot Creeki piirkonnas puud külge seotud hobust. Melissa tunti kui hobuste ja mägede armastajat, kuid ilma ette hoiatamata lahkumine oli tema jaoks täiesti ebatüüpiline. Perekond on rõhutanud, et Melissa ei ole tahtlikult kadunud ning siin võib toimuda midagi kurja kuulutavat. Samuti on viidatud, et ta vajab igapäevaselt ravimeid avalikustamata terviseseisundi tõttu. Seejärel on pakutud $7000 suurust preemiat igasuguse teabe eest, mis võiks viia tema asukoha leidmiseni ning Crime Stoppers pakub lisaks veel $2500. Teavet selle kadunud isiku kohta saab edastada New Mexico osariigi politseile numbril 505 425 6771. Kui rääkida kuritegudest nagu inimröövid, kaaperdamised ja seletamatud kadumised, siis Lõuna-Aafrika on üks maailma ohtlikumaid riike. See oli tõsi juba 2018. aastal, kui Norra tudeng nimega Marie Ustvold otsustas sinna riiki reisida ja ta jõudnudki enam koju tagasi. Pärast tema saabumist Lääne-Kapimaas Sedgefieldi linna, ta kuulus reisigrupi hulka, mis liikus selles piirkonnas 18. aprillil samal aastal ja grupil oli plaanis ööbida Afro Vibe'i hostelisse Miole ranna lähedal. Hiljem ütles grupp politseile, et Mari otsustas jalutama minna pärast seda, kui üks paar grupist oli juba teel asunud, kuid paar otsustas kiiresti tagasi pöörduda, kuna tõusis valituul. Nad märkasid Marit, kui ta istus rannal, kuid otsustasid teda mitte segada. Enne rannalt lahkumist tegid nad ookeanist foto ja see oli viimane kord, kui Marit nähti. Õhtusöök serveeriti kell 19, kuid Mari ei ilmunud kohale, mis tekitas grupis muret. Näed proovisid talle mobiilile helistada, kuid ei saanud vastust ning kell 19.11 teatas giid Riiklikule merepääste instituudile, et Mari on kadunud. Umbes 20 minutit hiljem alustati otsinguid otsingukaarte, politsei ja Sedgefieldi kogukonna politsei abiga, kuid Mari jälgi ei leitud. Samuti otsiti läbi rand, jõesuu, luited ja ümbritsevad alad, kuid tulemusteta. Eem oli muutunud väga halvaks ja meri oli väga tormine, mistõttu arvati, et ta võis otsida varju kusagil lähedal, kuid hiljem samal ööl leiti rannast paar valgeid kingi, valge müts ja iPhone. Kingad ja telefon kuulusid kindlasti Mariele, kuid müts oli mõistatus. Päevi otsiti teda õhust, merest ja maalt, kuid Marie jäi kaduluks. Mõned inimesed väitsid, et viimati nähti Mariet valge bluusi ja siniste teksadega, samas kui teised teatasid, et tal oli seljas tume lilleline bluus ja mustad tüksid. Kuna midagi rohkemat ei leitud, lõpetati otsingud lõpuks ja Mariet ei leitudki kunagi. Kui sa nägid Mariet tol ööl või sul on mingit teavet, mis võiks aidata tema leidmisel, palutakse sul võtta ühendust Nisna politsei osakonnaga numbril 044 203 6600. Midagi kurja kulutavat varitses mais Pine Bluffi linnas Arkansases Universal Avenue varjulisel tänaval. Midagi, mis viis kõige segadust tekitavama kadumiseni, jättes maha ühtegi vihjetega jälge, mis võiks seletada, mis juhtus. Müsteerium sai alguse 13. mai kõhedal õhtul kell 9, kui kohalik elanik Janelle Brandon lahkus oma perekodu hubasusest.
ta pidi tol õhtul minema sõbra juurde kaarte mängima. Uurijate sõnul veetsid Janelle ja tema sõber tol õhtul toredalt aega, kuid see jäi lirikeseks. Kell 22:00, vaid tund pärast kaardimängu alustamist, lahkus 43-aastane naine sealt. Sõbra sõnul, kes elas Universal Avenue, ronis Janelle valgesse kasti autosse. Juhi istmeel istus tundmatu mees, keda isegi naise perekond ei osanud nimetada. Eeldatavasti oleks naine pärast sõbra juurest lahkumist pidanud suunduma oma koju, kuid nii ei läinud. Janelle'i edasised liikumised sel õhtul on teadmata ning arvatavasti jõudis ta koju alles järgmisel hommikul 4 minutit enne 2. Just sel ajal saabus pereliikmele sõnum. See saadeti Janelle'i numbrilt, kuid pole teada, kas selle saatis tegelikult tema ise. Tema sõnumis paluti pereliikmel uks avada, kuid kui nad selle avasid, polnud Janelle'i kusagil näha. Ta ei seisnud väljas ega olnud ka ühtegi autot enam maja ees. Pere arvas samuti, et see sõnum oli kummaline ja ei vastanud Janelle'i tavapärasele suhtlusstiilile. Ühe Janelle'i 3 tütre sõnul ei kirjutada tavaliselt sõnumeid tervete lausetena. Ta ei oleks ka sellele pereliikmele sõnumit saatnud, et paluda tal spetsiaalselt uks avada. Hiljem samal päeval, kui temast polnud midagi kuulda, andis perekonda kadumisest teada Pine Bluffi politseijaoskonnale. Tema puudumine oli eriti murettekitav, kuna Janelle ei võtnud lahkudes oma ravimeid kaasa. Väidetavalt on tal vaimne haigus, mille tõttu vajab ta regulaarset ravi ja ilma ravimiteta võivad tõsised kõrvaltoimed veelgi raskendada tema koju jõudmist. Kuna õiguskaitseorganid ei leidnud mingeid kuriteo tunnuseid, piirdusid nad vaid mõne otsinguga ja pöördusid avalikkuse poole teabe saamiseks. Perekond aga ei loobunud oma järjekindlast vastuste otsimisest. Päeval ja öösel otsisid nad Janelle'i 24 tundi ööpäevas lakkamatult. Nad kammisid tänavaid, kuid ei leidnud midagi. Ei olnud ühtegi vihjet, ühtegi tõendit, ühtegi võimalikku tähelepanekut ja Janelle oli täielikult kadunud. Tähelepanekute puudumine oli selle juhtumi puhul eriti kummaline, arvestades kadunud naise ainulaadseid tunnuseid. Janelle'il oli ninarõngas ja põletusarmid, mis jooksid mööda tema kaela paremat külge ja paremat kätt. Kui ta kadus, nähti teda viimati kandmas musti retuuse, musta kuldset pluusi ja vikerkaarevärvilist käekotti. Vikerkaarevärviline käekott oli veel üks eristav tunnus, mis hoolimata otsingutest ja avalikkusele tehtud pöördumistest on samuti kummalised kadunud koos Janelle'iga. Kadunud naisel on pruunid juuksed ja pruunid silmad. Ta on 5 jalga, 2 tolli pikk ning kaalub 220 naela. Kõik teated selle kadunud isiku kohta võib edastada Pine Bluffi politseijaoskonna detektiivide vihjeliinile numbril 870 730 2106. Uurijad on endiselt hämmingus, mis juhtus. 41-aastase Charles Hope'iga, kes on olnud kadunud Brooksville'ist, Floridast alates 1. aprillist 1982. On teada, et ta külastas tol õhtul mereandide restorani, kuid tema edasised liikumised on siiani teadmata. Charles, keda tunti ka kui Charlie't, sündis Brooksville'is 1940 aastal. Tema perekond oli seal elanud juba pikka aega ning seetõttu oli ta ümbruskonnas väga tuntud. Ta on üks 6 tõest vennast ning juba noorest east alates ilmutas ta huvi jahinduse ja kalapüügi vastu. Koolis sai temast palju tõotav sportlane ning väidetavalt oli ta silmapaistev õpilane. Kui ta oli vaid 17-aastane, abiellus ta naisega nimega Alice ning neil sündis 4 last. Et hoolitseda oma kasvava pere eest, hakkas ta töötama ehituses, kuid peagi sai ta aru, et see pole tema jaoks ning otsustas proovida hoopis kinnisvaraäri. Jonis õnnes väga edukas ja sai peagi piirkonnas silmapaistvaks ärimeheks. Ta valiti Hernando Oru sadamaameti esimeheks ja kõigi hinnangul sai ta sellel ametikohal suurepäraselt hakkama. Charlie abielu lõppes lõpuks, nagu ka tema teine abielu, ja öeldakse, et selle põhjuseks oli tema kalduvus naistemeheks olla. Ta oli tuntud oma otsekohesuse, hea huumorimeele ja lahkuse poolest ümbritsevate inimeste suhtes. Tema ja tema esimene naine Alice jäid sõpradeks hoolimata abielu ebaõnnestumisest ning öeldi, et nad olid väga lähedased. Kuid 1982 aasta märtsis hakkasid mitmed tema sõbrad märkama tema käitumises kummalist muutust. Ühel korral, kui ta viibis Georgias oma poja Scotti sõjaväelaagri lõpetamisel, tegi ta mõningaid ebatüüpilisi avaldusi. Ta ütles Scottile, et kui temaga peaks midagi juhtuma, hoolitseb ta selle eest, et Scottiga oleks kõik korras. Selleks ajaks oli tal pojapoeg, keda ta külastas Alice majas 30. märtsil. Alice ütles hiljem, et mees tundus lahkumise suhtes vastumeelne ja oli külastuse ajal erakordselt vaikne, teadmata talle selle põhjuseid. Ta lisas, et hakkas muretsema, kuid ei suutnud välja mõelda, mis teda vaevas.
Lehel hetkel pidi ta telefonikõnele vastama ja kui temalt selle kohta küsiti, ei soovinud ta seda kommenteerida. Järgmisel õhtul sõi ta õhtust Redfishi mereandide ja steigi restoranis ning teda saatsid mõned sõbrad ja tema onu. Õhtusöögi ajal mainis ta, et läheb kohe pärast sööki oma tüdruksõbra juurde ja kogu söögikorra vältel tundus ta veidi endast väljas olevat. Mingil hetkel pidi ta lihtsalt püsti tõusma ja restoranist välja kõndima, kuid keegi ei näinud teda lahkumas. See oli viimane kord, kui Charlie't nähti. Arvatakse, et ta lahkus umbes kell 1 öösel, kuid täpset aega pole kunagi lõplikult kinnitatud. Ta jättis oma joogi lauale poolikuks, mida ta sõprade sõlul tavaliselt kunagi ei teeks. Tema veok leiti tema töökoha eest hüljatuna, kuid ta ise ei jõudnud kunagi oma vahetusse. Tema kontor oli lukus ja sees leidsid uurijad tema kalastustarbed ja tulirelvad. Korraldati unatuslikud otsingud, kuid hoolimata sellest, et metsad ja sood läbi kammiti, ei leitud Charlie'st ühtegi jälge. Pärast seda, kui leiti teise kinnisvaramaakleri säilmed, kahtlustati, et piirkonnas võib tegutseda sarimõrvar, kuid see teooria lükati lõpuks ümber. Pärast seda on välja pakutud mitmeid teooriaid, sealhulgas, et ta lahkus uue elu alustamiseks või et ta liitus tunnistajakaitseprogrammiga, kuid ükski neist pole kunagi kinnitust leidnud. On teada, et teda nähti viimati kandmas sinist Hawaii särki ning teda kirjeldati kui hallide juustega, siniste silmadega, 5 jala ja 7 tolli pikkust ning 5 naelakaaluga meest. Kõigil, kellel on lisateave Charlie juhtumi kohta, palutakse võtta ühendust Hernando maakonnas šerifi bürooga numbril 352 754 6830. Tema nimi on juhtum 73. Hoi Kevu, keda sõbrad kutsuvad Patriciaks, sündis Hong Kongi, kuid õppimisviisaga kolis Tucsonesse, Arizonasse, kus ta lõpetas sama aasta detsembris Arizona ülikooli ärianalüütika magistriprogrammi. Just Arizona ülikoolis kohtus ta oma tulevase abikaasaga. Pärast lõpetamist sõitsid nad koos Hiinasse abielluma. Pärast seda naasid nad Tucsonisse, kus Hoi alustas tööd vabatahtliku laboriuurimisassistendina samas asutuses, mille ta oli lõpetanud. Nii palju kui pere ja sõbrad teadsid, ei paistnud 35-aastasel mingisuguseid isiklikke ega tööalaseid probleeme olevat. Tundus, et ta enas oma elu õnnelikult ja rahulikult. Aga 18. aprillil 2025 muutus naise käitumine. Sel päeval lahkus ta majast, kus ta elas koos oma abikaasaga ja ütles talle, et tal on vaja õhku, värsket õhku. Hoi kadus kohe, kui ta sellest majast välja astus. Ta istus oma autosse ja sõitis minema. Teda ei nähtud ega kuuldud enam kunagi. Juba järgmisel päeval teatati tema kadumisest Tucsoni politseiosakonnale. Vaid 2 päeva pärast tema kadumist avastas uurimine esimese häiriva vihje. See oli Hoi valge 2019. aasta Volkswagen Tiguan, mis oli hüljatud Mount Lemoni Wendy Pointi juurde, mis asub Catalina maanteel. Veelgi muret tekitavam oli see, et tema telefon ja käekott olid autosse jäetud, kuid Hoid polnud kusagil näha. Järgmise 6 päeva jooksul viisid korrakaitsed läbi ulatusliku otsingu Windy Pointi piirkonnas, kuid ei leidnud ühtegi täiendavat vihjet, mis võiks viia kadunud naise asukoha leidmiseni. Pima maakonna šerifi osakonna sõnul polnud mingeid märke kuritegevusest ega midagi, mis oleks pannud neid kahtlustama, et kuritegu on toime pandud. Tegelikult polnud ühtegi vihjet, mis viitaks üldse millelegi. Sellest ajast alates on politsei analüüsinud Hoi telefoni ja sülearvutit, lootes leida midagi, mis võiks lõpuks selle saladuse lahendada. Hoi kandis viimati nähtuna pidžaamapükse ja musta särki, kui ta majast lahkus. Kõik võimalikud vihjed või tähelepanekud võib edastada Pima maakonna šerifi osakonnale, mis on juhtumit uuriv ametkond. Nendega saab ühendust võtta numbril 520 351 4900. Aastal 1986 19-aastast Joyce Walcottit oli tabanud erakordselt halb õnn, aga ta otsustas hakata asju paremaks pöörama, otsides head tööd ja ta oligi sellega tegelemas, kui ta äkitselt kadus. Joyce, kes oli üks 5 lapsest, kaotas oma isa, kui ta oli 9-aastane ja ülejäänud pere kolis seejärel Farmingtoni, New Mexicosse. Ta ütles mitmel korral, et ta ei olnud seal õnnelik ja 1985 aastal otsustas ta iseseisvalt oma teed minna. Ta kolis Resedasse, Californiasse, kus ta elas oma tädi Irene ja nõbu Jasoniga. Ta astus Reseda keskkooli, kus ta kavatses omandada lõputunnistuse, kuid sattus seejärel 2 korral autosõitjana liiklusõnnetusse, mis tema plaane edasi lükkas. Alguses tundus, et ta ei saanud tõsiseid vigastusi, kuid hiljem selgus, et tal võis tekkida lülisamba ja kolju vaheline osaline irdumine. Ta läbis operatsiooni, kuid tal oli raske tundides keskenduda, kuna pidi kandma kohmakat kaelatuge.
Seejärel hakkas ta kohtamas käima Scott Nooniga, kes elas samas kortermajas. Ta otsustas kolida tema ja tema venna juurde sama aasta märtsis ning otsustas hakata ise õnne looma, otsides tööd. Ta võttis palju tööavaldusblankette ja kandideeris tööle poodidesse ja ettevõtetesse lähiümbruses. 29. aprillil lahkusid Joyce'i, Nooni õde ja tema venna tüdruksõber korterist, et esitada mõned avaldused. On teada, et ta käis 7-Eleveni poes, Vons Marketis ja Winchell's Donut House'is, mis kõik asusid Sheratoni teel. Tema kaaslased ootasid teda Winchell's Donut House'is, kuni ta esitas avalduse kõrval asuvas Savonsi poes, kuid ta ei tulnudki tagasi. Noon jõudis sel pärastlõunal koju uudisega, et Joyce on kadunud. Ta esitas kadunud isiku kohta avalduse, kuid neile öeldi ekslikult, et nad peavad ootama 24 tundi. Juhtum avati lõpuks järgmisel päeval, kuid taas tundus, et West Valley politseijaoskond ei olnud huvitatud. Nad spekuleerisid, et Joyce oli lihtsalt otsustanud omal soovil piirkonnast lahkuda, kuigi neile öeldi, et see ei saanud nii olla. Politsei hakkas lõpuks läbi viima küsitlusi, kuid juhtumi üksikasju sisaldavate lendlehtede jagamine jäi Nooni ja tema venna õlule. Hiljem tuli välja, et tunnistajad olid näinud Joyce'i bussipeatuses pingil nutmas ning teine inimene teatas, et oli näinud teda töötamas kelnerina ühes Encino restoranis. Sellest ajast alates pole uusi juhtlõngu leitud ning Joyce'i perekond on tema kirjelduse avalikkusele kättesaadavaks teinud. Tal on pikad kastanpruunid juuksed, pruunid silmad, ta on 5 jalga ja 3 tolli pikk ning kaalus tol ajal 106 naela. Kui teda viimati nähti, kandis ta sinise-valget riibulist puuvillast üle pea käivat särki, siniseid teksaseid, valget vööd ja valgeid kingi. Tal oli käe peal ka LCD Timexi kell ning kaelas kollasest metallist kaelakeeb 1 sarvikuripatsiga. Kõigil, kes teavad, kus Joyce viibib, palutakse võtta ühendust Los Angelese politseiosakonnaga numbril 213 48 52 806. Tema nimi on juhtum 63. Sudiksha Konanki sündis 2040 aasta detsembris. 2 aastat hiljem sai ta Ameerika Ühendriikides alalise elaniku staatuse ja elas South Ridingis, Virginias. Teismea lõpus lõpetas ta Põhja-Virginias asuva Thomas Jeffersoni teaduse ja tehnoloogia keskkooli. Pärast seda astus ta Pittsburghi ülikooli, kus ta õppis arstiteaduse eelkursusel. 2025 aastal õppis ta endiselt, kui ta otsustas aasta 3. kuul teha lühikese pausi. See oli 3. märts, kui 20-aastane ja 5 naistudengit, kes õppisid koos temaga ülikoolis, jõudsid Punta Canasse, Dominikaani vabariiki. Nad registreerusid RIU Republica hotelli, kus nad viibisid kogu oma reisi vältel. Ainult mõned päevad pärast nende reisi algust hakkas aga hargnema pisiv mõistatus, mis sai alguse 6. märtsi varahommikul kell 3:00. Sudiksha ja tema sõbrad kohtusid 2 meesüliõpilasega, kellest üks oli 22-aastane Joshua Ribe Iowast. Seltskond otsustas minna kohalikku baari, kus nad jõid, kuni keegi pakkus välja, et võiks randa minna. Umbes kell 4 hommikul nähti Sudikshat kõndimas käsikäes Joshua Ribega, kui seltskond suundus lähedal asuvale rannale. 45 minutit hiljem nähti rannast lahkumas vaid 5 naist ja 1 meest. Rahva hulgas puudusid nii Sudiksha kui ka Joshua. Tunde hiljem märgati Joshuat piirkonnast lahkumas ilma noore tudengita. Sõber uuris hiljem tema asukoha kohta ja selleks päevaks kell 16:00 esitati kadumisavaldus. Esialgse uurimise käigus otsiti läbi rand, kus avastati Sudiksha riided, mis olid hüljatuna kaasaskantaval lamamistoolil. Sõbrad kutsuti ülekuulamisele, kuna politsei üritas meeleheitlikult juhtunut kokku panna. Joshua, keda juhtumis kahtlusaluseks ei peeta, esitas väiteid nende 2 hilisemate liikumiste kohta pärast seda, kui sõpruskond oli lahkunud ja need üksikasjad on uskumatult õõvastavad. Ta väitis, et kui nad koos rannas olid, läksid need 2 vette, kus nad seisid põlvini vees. Äkitselt tema sõnul tormas nende poole suur laine, haaras Sudiksha endasse ja tõmbas ta merre. Ta üritas teda haarata ja oleks suutnud ta päästa, kui ta poleks olnud joobes. Kui ta naise silmist kaotas, hakkas Joshua end halvasti tundma ja minestas lõpuks rannal. Ta ärkas mitu korda. Tunde hiljem meenutades vaevu, mis oli juhtunud. Talle meenuksid varahommikused ärevad sündmused alles siis, kui sõber uuris kadunud naise asukoha kohta. Sudiksha pole sellest ajast saadik nähtud ega temast pole midagi kuulda olnud. Ükski tema kirjendusele vastav inimene pole kaldal uhutud ning keegi pole teatanud, et oleks teda sellest ajast saadik näinud. Sudikshat nähti viimati kandmas pruuni bikiinit, suuri ümmargusi kõrvarõngaid, metallist disainialaketti, terasest käevõrusid ja mitmevärvilist helmestest käevõru.
tema perekond on sellest ajast palunud, et Dominikaani Vabariigi riiklik politsei kuulutaks ta lihtsalt surnuks. 18-aastase Scott Hilberti kadumine on registreeritud kahtlastel asjaoludel toimunud kadumisena, kuna uurimise käigus leiti mitu muret tekitavat vihjet. Kuid ükski neist ei viinud uurijaid tema asukoha jälile. Scott sündis 1969 aastal ja pärast keskkooli lõpetamist asus ta õppima löökpille Moreheadi osariigi ülikoolis Kentuckys, kus ta oli esimese kursuse tudeng. 1988 aasta kevadvaheajal otsustas ta sõita tagasi oma perekoju Milfordisse, Ohiosse, et veeta veidi aega oma vanematega. On teada, et ta oli seal veel 13. märtsil, kuna ta jättis külmkapile kirja, milles teatas, et läks sõbrale külla Ohio osariigi ülikooli. Märkus lõppes sõnadega: tulen hiljem tagasi, armastan teid, Scott. Tema vanematel oli igati põhjust uskuda, et nad näevad teda enne selle kuu 21. kuupäeva, kuna ta pidi sel päeval taas tundidesse minema, kuid ta ei tulnud tagasi ega võtnud nendega ühendust, et oma asukoha kohta midagi teada anda. Ülikooli linnak asub majast umbes 90 minuti kaugusel ja ta sõitis sinna pereautoga, musta värvi 1984 aasta Ford Tempoga. Kui ta ei ilmunud tundidesse, hakkasid tema vanemad muretsema ja esitasid kadunud isiku kohta avalduse. Selleks hetkeks oli ta juba 8 päeva kadunud olnud, mis jättis uurijatele palju ebaselgust. Nad ei teadnud, kellega ta oma äraoleku ajal aega veetis ja alguses ei leitud Scottist ühtegi jälge. Otsingud ei andnud mingeid vihjeid, kuid mõni nädal hiljem, 1. aprillil leiti perekonna auto Beaver Dam'i mägede loodusalalt, mis asub Arizonas 1700 miili kaugusel. Mõlemad numbrimärgid puudusid ja neid pole kunagi leitud. Uurijate arvates üritas keegi autot lähedal asuvalt kaljult alla lükata, kuid loobus plaanist, kui auto jäi puu külge kinni. Sõiduki lähedalt maast leidsid nad Scotti viiselamu toavõtme, rattavõtme, šampooni ja tema pereköögist pärit tera. Tema kohver, milles olid riided ja mõned isiklikud asjad, oli kadunud ning seda pole kunagi leitud. Tema perekond ei ole samuti suutnud seletada, miks tal see tera kaasas oli. Autos seest leiti California telefoniraamat ja Denveri restoranist pärit tikuraamat. Arvatakse, et need 2 eset kuulusid inimesele, kes üritas autot üle kalju serva lükata. Ja kuigi autolt leiti tuvastamata sõrmejäljed, pole kunagi kindlaks tehtud, kellele need kuulusid. On teada, et auto läbi Scotti kadumisest alates kokku 3800 miili, hoolimata sellest, et see leiti tema pere kodust 1700 miili kauguselt. Scottil on pruunid juuksed ja rohelised silmad. Ta on umbes 6 jalga pikk ja kaalus kadumise ajal umbes 150 naela. Kriegil, kellel on kasulikku teavet tema juhtumi kohta, palutakse võtta ühendust Union Townshipi politseiosakonnaga numbril 513-752-1230. Scotti juhtumi number on MB 7926. Cannon Sullenberger oli personaaltreener, kellele kuulus Body Design Fitness. Kõigi tuttavate sõnul oli ta usaldusväärne inimene ning ootamatu lahkumine ei olnud talle omane. Ometi just nii ta tegigi. Aga Cannon ei tahtnud tegelikult lahkuda. Ta kadus täielikult ilma ühegi vihjeta, mis võiks vastata küsimusele, mis temaga juhtus. See oli 16. veebruar 2025, kui Cannon, kes oli tol ajal 51-aastane, nähti viimati Komuses. Kui perekond, sõbrad, kliendid ja tema ettevõte polnud temast midagi kuulnud, andsid nad olukorrast teada politseile, kes käis tema korteris kontrollimas, kas temaga on kõik korras. Politsei neidis korteri tühjana, välja arvatud 3 koera, kes olid sinna maha jäetud. Pärast seda avastust hakkas mure kasvama. Cannon armastas oma koeri väga, ega oleks neid kunagi vabatahtlikult maha jätnud. Sellegipoolest ei leidnud politsei ühtegi tõendit kuriteo kohta. Pere poolt palgatud eradetektiiv tuvastas, et ta võis kaduda 16. hilisõhtu ja 17. varahommiku vahel. Kadumisega seotud asjaolud jäävad siiski ebaselgeks ja kõhedust tekitavaks. Võimud tõid uurimisel appi koeraüksused. 2 erineval korral viisid koerad oma juhid korterelamu lõunaväravani ja peatusid otse Peace Healthy parklas. Siin näib Cannoni lõhn hajuvat, mis viitab sellele, et ta võis autosse istuda ja kaduda. Hoolimata ümbritsevate ettevõtete põhjalikust läbiotsimisest ei paljastanud ükski valvekaamera salvestis kadunud mehe edasisi liikumisi. Pärast kadumist on pere ja sõbrad levitanud piirkonnas plakateid, paludes avalikkuselt igasugust teavet, mis võiks aidata Cannoni asukohta tuvastada. Endine klient ütles, et kui nad kaotaksid Cannoni,
kaotaks kogukond tõelise varanduse, rõhutades, kui oluline ja tuntud ta komuse rahva jaoks oli. Tiivet selle kummalise juhtumi kohta saab edastada Vancouveri Washington politseiosakonnale numbril 360 487 7400. On möödunud 28 aastat sellest, kui Suzanne Lyle, keda sõbrad ja perekond teadsid rohkem Susie nime all, viimati nähti ning tema juhtum jätkab uurijate hämmastamist Albanis, New Yorgis. Susie sündis Saratoga Springsis, New Yorgis. Tal oli 2 vanemat õde-venda ja suurem osa lapsepõlvest veetis ta Ballston Spa piirkonnas, kus ta käis ka keskkoolis. Ta oli erakordselt tark õpilane, kes lõpetas kooli kiitusega 1996 aastal. Pärast seda astus ta New Yorgi osariigi ülikooli, et alustada arvutiteadusõpinguid. Tema ja tema poissõber Richard Condoni kohtusid ja hakkasid käima juba keskkoolis, kui nad õppisid erinevates ülikoolides. Oma kadumise ajal eras Susie ülikooli Colonial Quadi ühiselamus ning õppemaksu tasumiseks olid alustanud tööd arvutitarkvarapoes nimega Babbage's Troy linnas. Pood asus Crossgatesi kaubanduskeskuses, mis paikneb Westmere'is ja Guilderlandis, Susie ülikooli linnakust lääne pool. Tema ema ütles politseile, et Susie helistas talle 1. märtsil 1998 ja ütles, et tal hakkab raha otsa saama. Tema ema pakkus, et laenab talle natuke raha, kuid Susie lisas, et ootab peagi oma järgmist palka ja saab seni hakkama. Järgmisel hommikul tegi ta vaheeksami, pärast mida nähti teda mitmes tema tunnis, mis lõppesid kell 16.00. Seejärel suundus ta tööle Babbage'isse ja lõpetas oma vahetuse kell 21.00. On teada, et ta lahkus poest 20 minutit pärast selle sulgemist. Ning nagu tavaliselt istus ta seejärel Capital District Transportation Authority bussile ja suundus tagasi oma ühiselamusse. Ja üks tema kaasüliõpilastest nägi teda bussist maha tulemas Collins Circle'i peatuses umbes kell 21.45. Ja tal oleks olnud umbes 3-minutiline jalutuskäik oma liiselamusse, kuid ta ei jõudnudki sinna ning teda pole sellest ajast saadik nähtud. Richard muutus murenikuks, kui ta ei suutnud järgmisel päeval Susiet leida ja kui talle öeldi, et ta ei tulnudki ühiselamusse tagasi, võttis ta ühendust tema vanematega. Nad võtsid ühendust ülikooli politseiga, kuid neile öeldi, et tudengid on aeg-ajalt oma tubadest eemal ja küllap tuleb ta varsti tagasi. Aga siis võtsid sündmused pahaendelisema pöörde. Järgmisel päeval võttis keegi tema kontolt $20 välja, kasutades Albani piirkonnas asuva toidupoe sularahaautomaati. On teada, et see tehti umbes kell 16.00, kuid poe kaamera ei katnud mingil põhjusel seda ala, kus sularahaautomaat asus. Seega pole siiani teada, kes tema debetkaarti kasutas. Kui teda küsitleti, väitis Richard, et ainult tema ja Susie teadsid tema PIN-koodi ning alles pärast seda, kui tema alibi kinnitati, ei olnud enam kahtlusalune. Ta oli Susie kadumise ajal sõbra juures videomänge mängimas. Kuid seejärel keendus ta valedetektori testist ja lõpetas uurijatega täielikult koostöö. Hiljem tuli välja, et Susie oli proovinud Richardist lahku minna, kuid Richard hakkas nutma, nii et Susie muutis meelt. Selle aasta juunis leiti Susie Babbage'i töötajatunnus Collins Circle'i kõrval asuvast parklast, kuid kunagi ei selgunud, kas ta kaotas selle tol ööl, sest see oli aegunud. Lisaks ei suutnud bussijuht, kes teda tol ööl nägi, kindlalt öelda, kas ta väljus Collins Circle'is. Üks tema Babbage'i töökaaslastest teatas, et Susie oli juba 6 aega kurtnud, et teda jälitatakse, kuid ta ei öelnud kunagi, kes seda teeb või miks ta nii arvas. $20,000 on välja pandud tasuks teabe eest, mis viib Susie leidmiseni. Teda kirjendatakse kui helepruunide juuste ja siniste silmadega naist, kes on 5 jalga ja 3 tolli pikk ning kaalub 170 naela. Tal on sünnimärk vasakul säärel ja arm vasakul jalal. Viimati nähti teda kandmas pikka musta mantlit, musta särki ja siniseid teksaseid. Kõik, kes saavad aidata Susie juhtumi lahendamisel, peaksid võtma ühendust New Yorgi osariigi politseiga numbril 519 783 11. Kuupäev oli paigas, plaanid olid tehtud. Kohtumispaigas lepiti kokku, kuid keegi ei ilmunud kohale. Päevaplaanidega kaasnenud enebuse asendas intuitiivne hirmutunne. Me kõik oleme seda mingil hetkel kogenud. Keegi, olgu see inimene või lemmikloom, ei ilmunud õigel ajal või nii, nagu oodati. Kohe eeldame halvimat. Just siis sama intuitiivne hirmutunne haaras Collinsi perekonda, kui üks nende grupi oluline liige ei ilmunud nende planeeritud pardijahile kohale. Oli varahommik, 7. jaanuar 2025. Kui Thomas Duncan Collinsit märgati poes aadressil 3107 Highway 72 West Corinth, Mississippi. Just seen asub Morris Crum Tire Center,
ja otse selle asutuse vastas on vana pulliturg, varustatud just nende turvakaameratega, mis lõpuks suutsid kindlaks teha vaid osa Thomase liikumistest sel päeval. See oli umbes kell 5:37 hommikul, kui punaste juustega mees, kes oli 7 jalga pikk, astus poodi sisse. Tal olid jalas lühikesed püksid ja seljas õhuke kapuutsiga pusa ning ta oli ebatavaliselt paljajalu. Tundus, nagu oleks ta oma elukohast kiiruga lahkunud, unustades jalga panna jalanõud või selga sobivad riided. Häirivalt vaatas ta üles kaamera poole, käed rinnal kokku surutud. Mõned ütlevad, et ta palvetas, teised aga usuvad, et andis märku abi saamiseks. Poemüüja pakkus 38-aastasele mehele juua ning andis talle mantli ja musta särgi, millen oli kollane kiri. Toomas laadis siin oma telefoni vaid 10 minutit. Kell 5:50 lahkus ta poest kiirustades jalgsi ega andnud mingit märki, kuhu ta suundub. See on hetk, mil ta poest lahkus ja saladus alguse sai. Sest see oli viimane kord, kui keegi Thomas Collinsit nägi või temast midagi kuulis. Ta ei ilmunud sel päeval planeeritud jahireisile, mis tekitas kohe muret ja ärevust. Mureli Kena üritasid nad temaga korduvalt ühendust võtta, kuid ei saanud mingit vastust. Lõpuks muutus kõneposti lindistatud hääle kaja liiga raskeks taluda ja hommikuks teatas perekond tema kadumisest. Uurimine algas esmalt tema heaolu kontrollimisega. Politseinikud suundusid koju, kus nad leidsid Toomase veoauto endiselt Matise teel pargituna, kus ta oli oma tüdruksõbra juures ööbinud. Veoauto olemasolu tekitas veel ühe küsimuse. Miks ta oleks kodust jalgsi lahkunud? Sellele küsimusele võib vastuse anda see, mis juhtus enne hetke, mil kadunud meest viimati nähti. Väidetavalt oli tema ja tema tüdruksõbra vahel sel hommikul tekkinud tüli millegi tundmatu pärast. See tüli ajendas Toomast lahkuma, osaliselt riietatuna ja kaasas ainult tema telefon. Ta suundus toidupoodi, kus turvakaamerad ta üles võtsid ning lahkus seejärel teadmatusse. Kui uudis kadumisest hakkas kogukonnas levima, teatati veel ühest võimalikust tähelepanekust. Keegi väitis, et nägi teda sel päeval umbes kell 10:30 hommikul Pickwicki poole kõndimas. Seda tähelepanekut ei kinnitatud aga kunagi. Thomas Duncan Collinsit pole nähtud ega temast pole midagi kuulda olnud alates 7. jaanuarist. Kui ta kadus, oli tal pikk habe ja viimati nähti teda kandmas sinist kapuutsiga dressipluusi, must tapetude jope, Rohelin Moots, värvilised lühikesed püksid ja must T-särk kollase kirjaga, mille ta mässis ümber oma jalgade. Teavet saab erastada Korintose politseiosakonnale numbril 6622863377. Benjamin Rosland oli 19-aastane, kui ta näiliselt õhku haihtus ja tänaseni pole keegi suutnud välja selgitada, kuhu ta läks või mis temaga juhtus. Benjamin on pärit Perishin Boulevardil Clintonis, Iowas, kus ta elas koos vanematega selle tänava 900 numbri vahemikus. Kui ta 2007. aastal kadunuks jäi, püüdis ta oma haridusteed jätkata ja oli alustanud õpinguid Clinton Community College'is. Need plaanid tuli aga mõneks ajaks edasi lükata, kui ta sattus sama aasta 29. novembril raskesse autoavariisse. Kui esimesed päästjad sündmuskohale jõudsid, olid nad auto seisukorras šokeeritud ega suutnud Benjaminit vrakist välja saada. Seetõttu kasutasid nad hüdraulilisi päästetange, et auto lahti lõigata ja Benjaminile abi osutada. Kui ta oli stabiliseeritud, toimetati ta helikopteriga Iowa City haiglasse, kus ta sai edasist ravi tõsiste peavigastuste tõttu. Õnnetuse järgsel uurimisel, mille käigus sai veel üks inimene raskelt vigastada, tuli ilmsiks, et Benjamini juhiluba oli aegunud ja ta arreteeriti. Talle esitati süüdistus peatumata jätmises ja juhiloata sõitmises ning määrati tema kohtuistungi kuupäev. Kuid Benjaminil ei olnud kunagi võimalust oma juhtumit kaitsta, sest ta kadus pärast seda, kui maksis advokaadi palkamiseks $5000. Pärast seda, kui ta kuulutati kaduluks, ütles tema perekond politseile, et ta ei põgeneks kunagi lihtsalt talle esitatud süüdistuste eest ning oleks kindlasti andnud neile teada, kui tema kadumine oleks olnud tahtlik. Niimoodi nähti teda 8. veebruaril 2008 kell 10:25. Ta oli kõnastanud oma sõpra, kes elas Clintonis 10. Avenue 400 kvartalis. Seal olles otsustas ta minna üle tee asuvasse Hy-Vee poodi, et osta suupisteid, kuid ta ei tulnud kunagi tagasi. Kui poe ümbruse valvekaamerates salvestisi kontrolliti, ei olnud seal Benjaminist mingit märki, mis viitab sellele, et temaga juhtus midagi siis, kui ta üle tee kõndis. Otsingute käigus, mis korrandati, leidis politsei ühe Benjamini kinga tühja maja hoovist, mis asub lõuna 13. Avenue ja 3. tänava nurgal. Tema teine king leiti varsti pärast seda sama tänava idaküljelt. Uurijad on hoolikalt jälginud tema pangakontot ja mobiiltelefoni kasutust,
kuid kumbagi pole kasutatud alates päevast, mil ta kaduluks jäi. Tema säästukontol on politsei sõnul märkimisväärne summa raha, mida pole kasutatud. Kui ta kaduluks jäi, polnud tal palju sularaha kaasas ja ta ei lahkunud piirkonnast oma sõidukiga, sest tal polnud seda. Rohkem pole midagi leitud ning uurijad on palunud avalikkusel silma peal hoida, juhuks kui nad märkavad Benjaminit või midagi, mis on seotud tema kadumisega. Teda kirjandatakse kui pruuni juustega ja siniste silmadega meest, kelle pikkus on 5 jalga 11 tolli ja kaal 5 naela. Tal on mitu armi näol autoõnnetusest ning veel üks arm rindkere vasakul poolel. Kui teda viimati nähti, kandis ta pruuni polosärki, kamuflaažiga tunkesid, siniseid teksaseid ja pruune kingi. Kõik, kellel on teavet, mis võiks aidata Benjamini juhtumi lahendamisel, peaksid võtma ühendust Clintoni politseiosakonnaga numbril 563 243 1548, viidates juhtumi numbrile CL 08 000 580 või Crime Stoppersiga numbril 3097 62 9500. Suur aitäh teile vaatamast! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldimisnuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Minu nimi on Ty Nuts ja kohtume järgmises videos.